Stupid fucking dogs. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavani Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Aasta esimesed 3 päeva hipirannas möödusid väga rahulikult. Kohanesime uue olukorraga, kus teadsime, et kaugemad kohad, mida saame avastamas käia, jäävad hetkel ainult jalutustee kaugusele. Pidime leidma lahenduse, kuidas sellest siduri olukorrast välja tulla. Kas proovida seda teha ise või leida mõni töökoda? Kindlasti oli kerge ebakindlus sees, kuna sellist tööd ma pole varem teinud ja kartsin, et mul jääb tööriistadest puudu. Samal ajal sai tegeletud muidugi igapäevategevustega. Sai käidud ujumas, seljavalu põhjustanud madrats välja vahetatud, natuke pliidi kallal nokitsetud ja lähiümbruskonda avastatud. Molli katki minemine muutis meie reisi kindlasti palju, aga selliste olukordadega tuleb arvestada, kui teha autoga matkamist ja eriti 35 aastat vana autoga. Nagu öeldakse, siis seiklus algab siis, kui midagi läheb valesti ja Molli kui seikluste mobiil ei väsi meid üllatamast ja uusi seiklusi pakkumast. Täna saab siis nädal aega täis, kui me siia randa parkima tulime oma katkise autoga ja mõtlesime, et lähme jalutame natukene rannast eemale ka, lähme sisemaa poole, vaatame, siin oli lähedal mingi küla. Siin on tee tehtud, jah. Lõunamaades on ikka mõnikord niimoodi, need teed lähevad läbi jõgede. Oli hoiatusmärk oli väljas, et kui on üleujutus, siis keera ringi ja sõida siit. Oha, Natuke läks niiskaks, aga ei ole hullu. Kuhu tastasid? Siia? Natuke välja. Võrin palka peale pillet. Täitsa segad ju. Natuke hirmus on. Natuke hirmus on, jah. Suht pisike küla oli ikka. Ma lootsin pitasid saada sealt või midagi. Juustu saia sai, jah. Kohvi tuuakse ka sulle tegelikult koju kohale. Siin on kohvi delivery on hästi teemas. Lähme siis tagasi randa, rand paistab. Seal tee peal on kindlasti üks hirmus koer. Ma ei tea, kui hirmust on, aga eelmine kord ta tuli ka täis tee peale. Seal üks osa kaabib. Me tulime natuke võssi, et seda koera eirata. Teised on aia taga, aga see on nagu väljas. Tuleb meie poole ka. Tuleb järgi. Tähendab tee otsa. Vaatame veel suurema ringiga. Siit alla. Aga ta tuleb järgi, näen ju. Ma ei tea, võta mingi toika endale. No võta. On see hea? Hea. Läheme siis, kui rohkem autosid on. Ma ei julge ju. Teen trikse, et on lihtsam äsada. Ja ta tuleb su poole. Jaa, aga see koer tuleb su poole ju. Aga ta enne tuli just. Ma ei julge küll enam Kreekasse tagasi tulla, noh. See on igal pool, kus ma olen jalutada tahtnud, on mingid kuradi koerad.
kes oleks nagu mingi marutaudid. Vähemalt sul on oks käes. Sama koer on nüüd seal taga. Kui me natuke tagasi kõnniksime, siis seal tal on võimalus välja ka tulla. Mis on natuke hirmus? Kurat, saad arvu. Ma siin sulle ühte ilusa hummogu. Käis! Stupid fucking dogs. Nii kaua, kui hakkad eemale kõndima, siis nad on mingi, nad kardavad. Läheb minema. Mina kardangi. Ma olen aus, mina kardan. Nagu nad jooksid täie pasaga enne meie poole. See pole veel kõik. Neid koeri tuleb veel ja auto tuleb ka. Kuuled lihtsalt juba kaugusest, et kohe varsti on järgmised koerad. Täiesti segased koerad ja jumalauda. Olge vait. Nendest just väga keppile ei käi. Perses, palju neid koer on? Hans, ei lähe must nii kaugele. Hans, appi, ära mine. Neile see võlukepp ei meeldi. Oled nagu dirigent seal. Kohe on, oi. Ei taha vist teada, mis tunne on su keppi saada, kurat. Sigalas valesti. Sigalas valesti. Aga nüüd me oleme rannas kohe. Nüüd seal võivad ka koerad aukuda, aga neid ma ei karda. Aga ütleme nii, et tõmbas pulsi üles küll. Jah. Mitte see jalutuskeit võib need koerad. Kurjade koerte eest merre sukeldusin maa. Karavanis veel maitsesime natukene kõvaks jäänud hurmaad. Proovime seda puu otsast võetud hurmaad, mis me ükskord võtsime. Nii, et see on ikka veel õunatekstuuriga. Oh my god. Maitsest ei saa midagi aru. Tekstuur on paha. Jaa. Oh my god. Oh my god, sa pead proovima seda. Võid taha ju. Palun proovi. Miks ma pean proovima? Proovi lihtsalt. Sa pead terve selle suhu panema korraga. Pane see suhu. Ja ma ei taha mõrudaks teema. Mõrudus ei olegi kuule, mis sul jääb suu mingi veider tunne lihtsalt. Nagu kuivaks teema. Oita, kas asi on selles, kui ma siit võtan ilma kooreta. Oh my god, kui rõve. Ma ei oskagi kirjeldada. Nagu mul kuivaks terve suu sisemus ära lihtsalt. Aga samal ajal ila tilgub rebedalt. Nii, et puu pealt võetud hurmaa. Mis kuradi asi see on? Vist ei ole valmis. Kuna külake, kus ei käidud, oli tõesti nii pisike, siis otsustasime juba järgmisel päeval vähe pikema retke Lidlisse võtta, et natuke enda snäkivarusid täiendada. Nii, vaatasime, et see tee, mis läbi ta kahatud kuskilt nagu autoteelt või ma ei tea, mingi kahtlaselt teelt ühesega, kus raudselt palju koeri, on 9,9 kilti. Ja kui me jõuame nüüd Lidlisse välja, siit ranna äärt pidi, siis ma vaatan enda seda sammu täppi, et palju meil sealt läks. Palju sul tehtud on praegu? 244 meetrit. Okei. No siis on vähemalt teada. Palju. Sandra leidis siis endale mere ääres ilusa majakese. Katust veel pole peal, aga sarike pidu saab pidada vist. Aga meil pole süüa. Kõik nii tühi.
Lidl ootab, seal saab süüa juba. Seal on saiakis. Me oleme heal juhul 1/3 maast käinud. Kui me siin passime, siis me ei jõua ka kuhugi. Tean, et mul oli pausi vaja, muidu ma ei jaksagi kuskile. Aga nüüd me keerame ära, siis me lähme sisemaa poole. Nüüd sai mere äär käidud. Avastasin Sandra uue OCD. Ära tee! Võid hoida ees kõndida. Sa varjad nagu mu mingi pool vaadet ära, kui ma ees kõnnid. Aga mul on nii kaugel juba. Ei ole vahet. On ikka. Jõudsime hea loomade ja lindude juurest tsivilisatsiooni nüüd. Hirmus oli korra, see oli koer. Me läheme paremale, siis siin juba Lidl välja tulla. Lidl paistab ka. See koer saab siit august kohe välja tulla. No jah. Jõudsimegi Lidli! Saigi tehtud see maa. No, täpselt sama pikk maa vaja tagasi minna. No selle peale mõtleb hiljem. Käisime Lidlis ära, võtsime head paremat. Kuskil istuda ei saanud. Ma ei oleme siin autode ääres, Sandril kõht nii tühi, et teeme esimese 4 peletuse ära. Kuidas maitseb? Oleks parem, kui autod ei sõida. Muidu on arv. Das ist gut. Võib-olla pead endale uue ostma. Ei? Mis sa said? Mandliküpsis. Ei ole hea. Mitte nii hea. Mingi papi maitse on juures, ma ei tea. Can't win in life. Ainult Vapianos saab häid. No võt, väike shout out. Seda koha pealt küll, jah. Me tulime tegelikult veel prügikotte vaatama, eks ju. Ja siis koperdasime otsa ka kassi toidule. Ja viime siis enda Adolfile natuke süüa. Kuigi ta on vist naine, aga ikkagi Adolf. Ta on Preili Adolf. Preili Adolf. Ja see 2 eurot kassi toidu peale ei ole vist väga kurb. Parem ikka, kui see prügikasti toit, mis neil on. Ma olen hullemini 2 euri kulutanud kui see. Bingoloto. Rahvas ütleb! Nüüd, kui sai poes käidud, siis läks külmaks ja päike on pilve taga. Mina ei võtnud rohkem riided kaasa. Mina olen tark, ma panin selga. Aga tuleb nii kiiresti käia, et hakkab soe siis. Ma ei jaksa isegi veereda praegu. Aga mõtle, vähem kui pool maad on veel minna. Minna on veel terve tee. Ei, ma kuradi pool teed ära käinud. Tagasi minekust. Aga juba on vähem kui terve tee. Ei. Motivational speaker here. Kui te olete juba alustanud midagi, siis teadke, et teil ei ole veel terve tee ees. Siis te olete juba alustanud seda. Praegu on veel kena soe. 17 kraadi näitab. Aga tunni aja pärast on juba pime. Ja arvutasime 3 tundi kändisime ennem. 2:40 midagi. No peaaegu 3 tundi. Seega lõpetame pimedas. Ja mul ei ole dressipluusi. Siis on külm. Tahad ka rahvale midagi öelda? Mitte väga. Ma olen väsinud. Mu jalad valutavad. Never again. Jah, see on kõik. Need küpsised on väärsed, Ei ole. Hell no. Võib-olla seal loomijuust on väärt seda. Küpsised küll ei ole. Salt and vinegar krepsud. Okei, need on väärt. On väärt seda kindlasti. No, võib-olla. Homme jälle. Ei, mitte nii palju. Ma lihtsalt mõtlen praegu midagi positiivset, noh. Okei. Jah. Aga tee samm suuremast natuke. Ma ei saa reaalselt mul siit nii valus. Nagu kõnnid, mu mingi liiges käib mingi kolks.
päike loojub vist natuke varem kui lubas. Selles suhtes ta on pilve taga küll, aga sealt ei tundu, et seda pärast veel paistab seal. Ja kohe tõmbasid siis viluks ka ära. No lõpp juba paistab peaaegu. Me ei ole poolt teed küll käinud. Ei no, paistab ju. Me oleme sinna. Sealt kus tossu tuleb tagant. ...20 minutit veel. Siis on päike loojas. Aga saime veel tilgakese päikest. Ja meil on veel minna. Vähem kui pool. Meil on mingi 4 kilti veel. Jaa, seal nurga peal oli kuskil pool. 4 kilti. Siis pole midagi. Anname aga jalgadele tuld ja... kohale jõuama. Aidake mind. Võta üks hõng kaasa. Makaroni käes. Nad vaatavad täpselt. Ei võta. Nii, nüüd sai hea tee otsa. Hopes and dreams. Aga väga ilus on, vähemalt. Vaadake ilus. Kaamerapildist näeb isegi ilus on meil. See on meie esimene ja meie viimane puhkepausi kaht. Toon teki ja padja sulle. Jaa. Yeah. Oi! Varba pihta. Loobusime pasteldest. Nüüd lähme Paljajala edasi. Nüüd käes kinni võtta, jah? Jaa, kaamera ees. Issand jumal, flashiga vilmitas. See on nüüd nii liivane. Või, näpuga uhtus. Näski ju. Paneme ikkagi liivane jalg sokis. Pidin sokiga. Mitte midagi ei lähe paremaks. See on nii märg. Ai, kes siit tuleb liivane jalg sokis? Ei ole midagi teha. Lihtsalt lõpuni välja pean kõndima ilma, sest nüüd on nästi. Nüüd on mõnus rannake lõpuni välja. Ma olen alla andnud. Oota. Sa ei saa alla anda. Oota. Ma ei saa püstigi. Jalad on makaronid. Ai. Sa ei saa alla anda. Ai, kuidas see liiv on varba vahel. Oh. Au. Veel on vaja minna üle jõe. Ma mõtlen, kus ma tulin siit. Siit samast vist tulingi. Au! Kurat, kepp. Siin lõhnab nagu kanalisatsioon. Ma ei saa nii palju hüpata. Tule eest ära. Ma üritan. Kurat, see on mingi pissivesi praegu mulle peale ju. Mine perse, ma ei näinud, et siin oli vesi. Ma oleks märjaks nüüd ja see on see rõve haisu vesi. Ma ei julge ühe kivi peal astuda, need ei näinud safe välja ju. Kuula veel Hansona. Ja siis saab siit üles juba. Kohast siit või? Ja Anna käsi. Vaada. Nii. Nii, takistus läbitud. Võib-olla kingad lõhnavad nagu kanalisatsioon, aga... Jep. See võib olla. Ma ei saa. Võitjad, tšempionid. Ma ei tea, kui ma nüüd alati tead, ma pean need nii pekki samadega. Juba nette kuskile. Kas sa teed väikse näpi sinna? I wanna take a nap right here. I'm taking a nap. You want to take a nap? I'm taking a nap here. Okay, take a nap right there then. Vaata, aga seegi tehtud. Kui nüüd homme sama palju peale teed, siis jalad ei valuta ka. 18,1 kilomeetrit. Minu oma näitas 21,16. Mis sai hommikul ka jalutatud, ma ei tea kuhu või kust või miks või. Mitte midagi ei jaksa teha.
Polnud pikali, ma käin ujumas ära, tulen tagasi, Teid mulle kõike head. siis annad mulle vaibad kätte, siis ma klopin need ära. Mine perse. Homme äkki siis. Võib-olla tõesti. Ei tea, kas kuulda ka midagi on, aga torm on tulekul. Eile vaatasin ilmateadet, lubas päikest ja ilusat ilma, siis täna on juba puutud asjad. Mõnikord on see vesi tunginud nii kaugele, kus meie karavan on. Et siin võib uputama hakata. Kunagi ei tea. Sel tuulisel päeval me pigem puhkasime jalga ja veetsime enamiku päevast karavanis. Nautisime üksteise seltskonda ning head toitu. Milline oli olukord aga järgmise päeva hommikul ja kuidas kujunes välja meie täielik keskkonnavahetus? Sellest kõigest lähemalt juba järgmises osas.